Piilume jälle perekond Tamme kööki, et mis toimub. Pereisa valvab, et tema silmaterad ei pääseks riknenud toiduligi. Aga ohutult saab toituda ka palju lihtsamalt. Näiteks kasutades joogivee kvaliteedile vastavat vett. Mis aga veel parem, eelistades toitu, mida on töödeldud ohutuse eesmärgil, näiteks pastoriseeritud piima. Niisiis, kasuta värsket ja kvaliteetselt toorainet ning pese puu- ja juurvilju põhjalikult. Ja ära tarvita toitu, mis on ületanud säilimise aja. Märge pakendil kõlblik kuni. Saasteainetest tingitud tervisemõjude ennetamiseks toitu mitmekesiselt. Säilita valikutes mõõdukus ja ära lasku äärmustesse. Söö eri tootjate toitu ja ära kõrveta toitu põhja. Näiteks kartulit ei tohi praadida tumepruuniks. Sest tumepruun värvus toidu küpsetamisel ei ole seotud maitse tugevusega. Toidu üleküpsetamisel võivad tekkida inimese tervist kahjustavad ühendid. Samas peab toidu valmistamine tagama ka haigustekitajate hävimise. Toorainete hoolikas valimine ja lihtsad toimingud, nagu pesemine ja koorimine, vähendavad riski oluliselt. Miks? Sest toorained, näiteks vesi ja jää, võivad olla saastunud ohtlike mikroorganismide ja ühenditega. Lisaks pane tähele, et kasutad toidu valmistamisel ja säilitamisel üksnes selleks mõeldud köögiriistu ja nõusid. Näiteks on õllepurgi välispind kaetud värvide ja lakiga, mille koostisosad võivad erituda kanalihasse. Kampaaniat viib läbi Maaeluministeerium.